mõtlemine muutus elu jooksul. Vaata seda joont siin. Nii, ma panen see joon on just selle koha peal. See on peajoon. See räägib sellest, kuidas inimene mõtleb, õpib ja maailma tajub. Aga selle käe juures jäi mulle silma üks huvitav koht. No nii, see koht on selle koha peal. Siin nagu näed seda, jah? Nagu üks mõtterada liikuks edasi ja siis hakkaks kõrvale tekkima teine rada. See paneb mind mõtlema ka selle inimese maailmavaate, et muutus mingil eluetapil päris palju. Mitte muidugi üleöö, aga piisavalt, et ta hakkas elu vaatama teise nurga alt. Siin on see muutuse koht. Kui peajoon liigub lõpuni ühe selge joonena, siis räägitakse sageli stabiilsemast mõtteviisist. Aga siin on näha rohkem nagu arengut ja muutumist. Muide. Kas märkad seda joont siin? Selles võiks teha täiesti eraldi video. Siin on peajoone all on nagu teine toetav joon. Vahel vaadatakse selliseid kõrvaljooni kui toetavaid mõjusid või teist vaatenurka. See võib olla ka teine inimene tema elus, kes nagu tema mõttemaailma ja eluviisi nagu muutis. Või siis töö või mingi selline suurem asi, mis teda nagu mõjutab ja hoiab nagu sellel rajal. Nii, lähme tagasi peajoone juurde. Nii, kui vaadata seda joone algust, kus see algus hakkab, siis võiks see rääkida inimese varasemast mõtteviisist. Sellest, kuidas maailma nägi nooremas eas näiteks. Ja kui liigume edasi siia muutuse koha peale, siis jõuame kohta, kus on nii, et mõnel inimesel toimub see noore täiskasvanu eas ja mõnel alles keskea lõpus. Täpset vanust nagu ma ei taha öelda, sest et inimene peab tunnetama seda, kus kohas või mäletama või meelde tuletama, kus see õieti oli. Aga vahel lööb inimesel põlema nagu lamp-lõmm ja siis hakkabki mõtlema, et hakkab nagu küsima endalt, et kas ma ikka elan oma elu, kas ma teen seda, mida päriselt teha tahan. Ja veel üks koht. See peajoone lõpukohal on, et joon liigub nagu üsna pikalt edasi. Pikemat peajoont on sageli seostatud inimesega, kes mõtleb ja asjad põhjalikult läbi. Kui peajoon oleks palju lühem, siis räägitakse rohkem kiirest otsustamisest. Et ei jää nagu pikaks saaks mõtlema, aga väga kiirelt oskab otsustada. Aga sellel käel tundub, et inimene tahab enne otsustamist pilti terviklikult ikkagi näha, läheb nagu sügavale. Siin on nagu kogu peajoon näha ja just sellepärast jäi mulle selle käe juures silma mitte ainult peajoon ise, vaid see koht, kus ta näib muutuvat. Nagu inimese mõtlemine oleks elu jooksul kasvanud koos tema kogemustega. Kas sinu elus on olnud hetk, kus hakkasid maailma nägema täiesti uue pilguga? Kirjuta kommentaaridesse. Muutus või jäi samaks? Sa vaatasid kanalit Saladused kätes ja mina olen Merle. Pane like ja telli kanal. Tšauka, tšau!